Septembris ei joo, aga üleüldiselt on selge, et noorte jaoks on alkohol out. Minu kõrvu on jõudnud hüpotees, justkui oleksid noored hakanud joomise asemel hoopis narkootikume tarvitama. Mõtlesin, et küsin koolikaaslastelt järele. No tervist! Tere! Kuidas te üldse suhtute nii-öelda peonarkootikumidesse, et inimesed teevad pidudel stimulante? Pigem on nulltolerants. Ma tunnen vist, et eks igaüks otsustab ise, kuidas ja millega ta enda meelt lahutab. Mis seal parata saab, kui alkoholile tuleb aktsiis peale ja inimene ikka üritab raha kokku hoida ju. Pidu peab pidama ja vaeseks ka ei taha jääda. Tudengi elu. Selleks, et teada saada, mis seal klubides ikkagi tegelikult toimub, küsisime kommentaariga mehelt, kes töötab tugiisikuna otse eesliinil. Uimastid on klubikultuuriga muidugi algusest peale olnud seotud, nii kaua kui on inimkond ritualiseerinud muusika kuulamist, muusika tegemist, tantsimist ja sinna juurde ainete tarvitamist. See traditsioon on tõenäoliselt varem kui inimkiik. Aga kui me räägime nüüdisaegsetest uimastitest ja nüüdisaegsetest klubidest, siis reivikultuur on suuresti stimulantide ja euforiantide põhine. MDMA ehk ekstasi oli populaarne 80-ndatel, kui tantsupeod olid populaarsed ja nüüd on see uue lainega tagasi tulnud. Kõigis klubides pole muidugi käinud, aga nii palju kui näinud oleme näiteks kahjude vähendamise teenuseid pakkudes klubides, siis jah, eks need ikka tarvitatakse. Kas tudengid on tõesti hakanud vaesusest tõupi panema? Kui sellele oskab keegi vastata, siis see on Rait Pikaro. Oleme ikkagi seal selle juures, et 2/3 umbes noortest, kui me räägime täpsemalt 15-16 aastastest, ei ole tarvitanud, ei ole veel proovinud. Ja seal on 1/3 siis, kes on proovinud. Et ikkagi see nii-öelda osakaal ainetest, mida tarvitatakse pidudel, eks ole. Kuidas noorte osas olukord sellega on? Et jah, tõesti, seal on ekstasi, amfetamiinid, teised on sellised tugevamani pildid ja loomulikult see on ütleme, osade noorte jaoks kuidagi loomulik peoosa. Hästi suured ohud tekivad kohe seltskonnas, kui uimastid on seal sees ja kui me korgijoogist räägime, siis tegelikult ju on justkui kõlama jäänud, et just klubides on väga suur oht. Mina pigem ütleksin, tooks veel suurem ohukohane kindlasti just need samad sellised vähe tuttavatega peod. Ma saangi siis aru, et Pealtnägijas vist oli teil lugu sellest, et praeguseks ongi siis see ainete kättesaadavus toimubki kõik üle interneti. No mitte kõik, aga jah, noorte seas kahjuks on see kättesaadavuse tõus erinevate ainete puhul on kindlasti osaliselt tingitud sellest, et sotsiaalmeediagruppides siis muu nalja ja muude nii-öelda siis infovahetuse käigus tuleb sisse ka seda uimastimüüki ja seal on selge see, et mida kauem see kestab, mida laiahaardelisemaks see läheb, seda tõenäolisem on, et ka politsei tuleb ja see tegevus tuleb lõpetada. See, kas stimulantide tarvitamine on hea või halb, jäägu igaühe enda otsustada. Aga panen teile südamele, et see on Eestis illegaalne. Kuule, oota, sul on seal huule peal mingi asi. Vabandust, mina olen Mihkel Matkevitšus, Luna TV.